Tere kallid tennisesõbrad, on 29. august ja neljapäev. Tennise podcasti Matšpall kolleegium on jälle stuudios koha sisse võtnud, et rääkida US Openist, aga mitte ainult. Vaatame, kas me selle US Openini üldse jõuame, sest palju muud põrutavat on samuti tennise maailmas viimastel päevadel toimunud. Saatejuht Gunnar Leheste ja kaassaatejuht Riho Kallus. Tere hommikust. Külalisteks nagu ikka Toomas Kuum. Tervist. Ja Alo Ojassalu. Tere hommikust. Lähme asjaga pihta, kell on 9.03, me peame 9.55 lõpetama, et ma jõuaks koosolekule. 10. märts oli see kuupäev, kui maailma esireket Jannik Sinner andis oma esimese positiivse dopinguproovi ja 8 päeva hiljem juhtus täpselt sama asi. Selgus, et proovides oli mikrokogus keelatud anaboolset steroidi Closteboli, sai esialgse võistluskeelu, väitis, et toimus juhuslik saastumine ja süüdi on tema treenerid, füsioterapeut ja siis teine treener samuti. Tänaseks on ta vist füsioterapeudi vallandanud, aga ei saanud võistluskeeldu. Esialgne võistluskeeld pöörati tagasi, lubati võistlema ja nüüd alles mõni päev tagasi tuli see asi välja. Riho oli kurb, lõhkus ära altari, mis ta oli Jannik Sinnerile kodus püstitanud ja siunas Itaaliast maa põhja. Kohtusin Rihoga üks päev lõunalauas. Aga mina ise jõudsin sellele järeldus, et andke mehele 8 kuud, lepime kokku, et oli juhuslik, aga las ta istub ikkagi natukene aega pingil ja kõik oleks rahul olnud. Aga nüüd tundub nagu ebaõiglane otsus teiste suhtes. Mina ütlen, et see ei ole ainult tennises, on ka muudel aladel ka. Minu meelest on kergejõustikus mingil perioodil olnud natuke selliseid momente ajaloost. Tennises on minu meelest on see pidev. Tegelikult me ei teagi paljusid, mis seal tegelikult toimub. See on selline George Orwellik olukord, loomade farm, ühed on võrdsemad kui teised. Raudselt, ma olen peaaegu kindel, et see, jah, loomulikult ma ei saa käsi piiblil seda väita, aga minul on küll selline tunne, et siin on tegemist sellise olukorraga, et võib-olla, et ma olen nõus suga tegelikult, et mingisugune ikkagi selline, see rahaline sanktsioon seal oli, jah, aga ja vist punktideks on ju võeti ära, aga ikkagi see on ebapiisav. Ja põhjendus, kuidas siis juhuslik saastumine toimus, on väga, väga lihtne. Tema füüsilise ettevalmistuse treener Umberto Ferrara ostis määrde, mille andis füsioterapeut Giacomo Naldile, kes ravis sellega oma lõikehaavaga sõrme. Ja kuidas siis küsite, kuidas see Sinneri organismi jõudis? Nimelt siis massaaži käigus. Seda inimet massaaž, ütleme ka teises vormis, ütleme on eelkõige naissportlased vist, nii palju kui ma olen ajaloost jälle teistel aladel kokkuvõtteks ütlen, et seda on toodud ja nüüd siis on juba massöörid ka mängus ja ma ei tea, keegi on umbes hommikul vale hambapasta pannud kuskile sinna kraanikausi juurde ja mida iganes, et ma olen nüüd üksi siin rääkinud ülejäänud kolleegidega, ma saan aru, et Riho on ülimalt tõsine, nagu ma saan aru, see altari teema ja nii edasi, aga tähendab, ma pärast kommenteerin natukene ka nagu üldse sportlaste kaitseks üldises plaanis seda teemat, aga konkreetsel juhul ma ei tea. Alo? Minul on nende asjade kohta päris kindel ja oma arusaamine ja natukene seal supis sees olles ka ma õnneks ei ole Sinneri usku veel kukkunud, kuigi ta mulle meeldib, aga traagikana ma seda ei võta ja ma ei pea praegu silmas Sinnerit, kui ma seda ütlen. Kunagi, kui ma Saksamaal profidega töötasin, samaaegselt mängis Becker ja tema ütles sellise kuulsa lause, et hetkel, kui ma saan teada, mis täpselt doping tennisisti aitab, hakkama seda tarvitama. Ehk siis tennis on üks väga-väga pull spordiala. Nüüd, kui sa tarvitad midagi, ütleme, vastupidavuseks, siis sa automaatselt kaotad asjades mida iganes nii edasi. Alates, kui me kõik mäletame Ben Johnsoni silmi, siis selliste silmadega ennem starti, kui ta vahele siis selliste silmadega tennist ei mängi.
Ja tennis on selline naljakas asi, et ma lähen väljakule ja ma ei tea, mis mind ees ootab. Kas mind ootab tund 12 servikahuri tõrjumist, ehk mul on vaja meeletut plahvatust ja kiirust ja reaktsiooni, või tuleb mul 5,5 tundi grindimist mingi vennaga. Ehk siis ma ei tea, mida ma üleüldse endale, mida ma tahan arendada ja nii edasi. Ja kõigil lisaks see, et see kõik toimub aastaringselt, see toimub nädalast nädalasse pidevalt ja nii edasi. Minu jaoks on absurdsed dopingujuhtumid nagu Martina Ingise, pidutses, läks kokaiini natuke palju, mis sa teed, jäi vahele, dopingu tarvitajad, Ma korra kiilun sulle vahele, et oli, sina Gunnar võib-olla tead, et oli ühel taliolümpel, sellest on muidugi aastaid juba, kus üks Ameerika sportlane säilitas, kui ma eks oma kuldmedali, ja tal ka avastati tegelikult vist kokaiini. Aga seal nagu põhjendati natuke, et see oli ka mingi freestyle'i ala, et et nad ongi sellised natuke karvased need, et anname seekord nagu andeks. Ma lihtsalt tahan öelda, et kokaiinist kindlasti Ingisele ei olnud kasu Wimbledonis. Ütleme, lisaks veel, et on keelatud, ega ma ei taha öelda, et doping tuleb ära jätta. Võib-olla mitte, ma üldse siia diskussiooni ei taha. Kindlasti tennises on selliseid imejuhtumeid, kui näiteks mängija lõpetab kunagi, kui mehed mängisid veel poolfinaali reedel ja laupäev, siis oli paari juhtumid, kus mängija lõpetas laupäev öösel kell 12 6-tunnise mängu ja seda imet järgmine päev kell 2 oli nagu värske poiss väljakul. Aga need on mingid haiglate keisid ja seal ümbervalamised ja mingid asjad ja nii edasi, millest ma väga täpselt ei tea, aga tunduvad natuke imelised. Kõik muud juhtumid, loomulikult neid kontrollitakse ja loomulikult päris keemiat keegi kuskil sisse ei aja, aga ükskõik, millega sa aitad endale näiteks lihasmassi kasvatada. Sa automaatselt tennisist kaotab nii lõtvuses, kiiruses. Tuleb välja, et ei kaotanud inimene maailma esireket. Pigem tuleb välja, et vaevalta sellest kasu sai. Sellest mikrokogusest ma ei tea, mis asjast, aga... Sa ütled mikrokogus, ma ütlen jääknäht. Jah, politsei ütleb ka seda, aga päev selge on, et jääknäht, mis meil on jääknäht, on igal pool maailmas väga-väga lubatud ja tervitatud asi, nii et kõik suhtub vaatenurgast, asjast ja nii edasi. Ma ei tea. Minu jaoks on see selline teema. Loomulikult on mängu reeglid, eks? See nende järgi tuleb mängida, aga veel kord mina toetan siin ATP 1000% ja Sinnerit ka. Ma tahan just, ma algul ütlesin, et mingi sanktsioon, ütleme, kas see on 8 kuud oleks võib-olla liig või siis tõenäoliselt on mingi hoiatus seal nii-öelda kuluaarides on ka veel täiendavad mingid nüansid. Et võib-olla ma isegi olin natuke karm, aga siin ma olen Aloga nõus. Et ma olen selle peale ka varem mõelnud ja sellest on tegelikult mingit pidi ka räägitud ka tennise meedias, et tõesti tennis on nii spetsiifiline ala. Ta on nagu universaalne, sul kõik lihasgrupid töötavad, sul on vaja nii kiirust, plahvatuslikku kiirust, sul on vaja vastupidavust ja erinevaid elemente. Et kui sa tõesti hakkad ühte arendama, näiteks hakkad liiga, üldse ma räägin siin dopingust, aga arendad väga palju jõudu, sa kaotad mingis muus asjas plastilisuses ja sa tegelikult sa ei pruugi sellest üldse mingit, sa pead hästi tasakaalukalt arendama kõiki nagu elemente. Et selles mõttes ma olen ka Aloga nagu mingil on nõus, et see tennises ma ei näe tegelikult laias laastus, et sellest oleks väga suurt kasu, just need mingid erijuhtumid, kus on hästi pikad mängud ja võib-olla suht järjest, et mõnedel turniiridel on vihmapausid ja siis nagu lükata, sa võid päevas isegi erandkorras mängitakse ju tegelikult 2 mängu isegi. Et selles mõttes küll. Ja teine asi, mõnes mõttes nagu vastu rääkides oma esimesele sõnavõtule on see, et ma olen rääkinud tennisistidega näiteks, ma olen ka Mailen Nuudiga rääkinud tema isaga. Seal on ikkagi nii spetsiifiliseks läinud, näiteks sa oled külmetanud. Mäng on külmetanud. Sa pead tegelikult väga täpselt vaatama, mis külmutusravimid sa võid üldse võtta. Et see on terve see keemiline, see tabel on, eks, et sa pead väga hästi kõigega kursis olla ja mõnes mõttes ma saan aru, et võib ka juhus olla. Mind Sinneri puhul lihtsalt see põhjendus, miks ma olen natuke karm on see, et see on just see, mis mind nagu hämmastab. Okay, võib-olla sellel Fairvexil on need ained kuskil ära peidetud, mis sa sinna sisse võtad, aga sellel konkreetsel ravimil, mida väidetavalt kasutati haavapuhastuseks, trofodermin on selle nimi,
minu arust sama ravimit kasutas Therese Johaug huulte kuivuse raviks. Seal on karbi peal on kirjas ettevaatus doping. Ja sellest hoolimata füsioterapeut määris selle endale näpu peale. Ja pärast määris edasi. Noh, eks füsioterapeut võib-olla oli ka kogematu ja mõtles, et mis see sportlasele ikka teeb, et mina ju määrin. Aga noh, hea küll. Oli, kuidas ta oli ja põhjendused, kuidas oli. Noh, ma ei usu, et ka päris lollikariga seal koos istub ja noh, mida iganes, aga ma kindlasti oponeerin Kirgiosele sellega, et laseme kõik maha. Ei, kindlasti mitte. Ja mille pärast ma tennist austan, et aastate jooksul erinevalt paljudest teistest aladest tennis on väga targalt oma asju ajanud. Võib-olla äkki see Alepi näide võib-olla ei ole, aga kõik muud on head. Jah, meil on salapäraseid mängijate kadumisi. Ennem turniire on ju Henin oma kõige tipphetkel, kõige paremas vormis, oma lemmikturniiri eel teatab karjääri lõppemisest ja nii edasi. Aga jälle, spordialaga seisukohast on see positiivne. Kui Heneni isegi oli mingisugune dopingu asi, siis seda lahendati väga perfektselt. Aga selles mõttes üks nüanss Sinneriga, et tal seal on probleeme olnud vigastustega, aga olümpiamängud, siis seal on teada, et seal sind ATP, ütleme näite, teoretiseerime. Need ei aita, see on mitte mingil juhul seal. Et see on ka nagu huvitav fakt. Ta käinud olümpial? Ei käinud muidugi. Angiin. Angiini kohta ütlen niimoodi, et ma kunagi sain tõendi Tartu Ülikoolis angiiniga niimoodi, et ma lihtsalt läksin, mul on tõendit vaja ja esimene asi, mis kirjutati oli seesama. See ravim või? Ei, angiin. Kuule, aga 11 minutit on möödas ja Riho on öelnud ainult ühe sõna. Riho on masenduses. Luurab. Ei no loomulikult ma olen masenduses, et kurb, aga kogu see valdkond ja kogu see teema on nii hall ja nii tume, et kui mõelda, siin oli natuke juttu ka nendest varasematest case'idest, mul tuleb kohe meelde Maria Šarapova case, kui oli juttu sellest, et just nüüd ups oli sattunud see keelatud ainete nimekirja ja Maria veel ei teadnud ja nii edasi, et kõik need asjad ikkagi, kui kuulad neid põhjendusi, võtame kas või siin meie enda case'id, mis on Eestis olnud varasemalt kunagi siin meie oma suusatajatel, kui ma mäletan, Allar Levandi sõnad olid, et põhimõtteliselt sa jääd vahele, aga siis hakatakse vaidlema, et kas see ma ületasin kiirust, aga me vaidleme, kas see radar on taadeldud, millega mõõdetakse kiirust põhimõtteliselt. Et see põhjendus, ma olen täiesti nõus, et kui ma seda põhjendust kuulsin, siis see on selline, tere talv, mis jutt see on, et see ei ole mingi jutt, et jah, kahjuks see maailm on nii hall ja nii keeruline ja mis mind hirmsasti häirib, on muidugi see, et hea küll, kasutan keelatud aineid, siis ma saan just võistluskeelu, aga nüüd on nagu, aga kui ma suudan tõestada, et see asi on mulle sattunud verre juhuslikult, siis ma ei saa keeldu või siis ma ei saa karistada, et see kõik kuidagi väga nagu pärsib kogu seda teemat minu jaoks, et järjest kuuled neid põhjendusi ja asju, et aga see on ju inimlik ja loomulik. Ei, aga millegipärast just teatud, just tipus juhtub see. Huvitavad tegelikult me ju teame, see on ju, keegi sellest ei räägi, loomulikult on seal, kus on suured rahad, seal on teised reeglid ja mida suuremad rahad, seda rohkem on neid reegleid. Ma pakun, et need reeglid on elus igal pool, näitame ühte roolijoodikut, kes vahele jääb ja ei ütle, et politseile, et ma eile õhtul jõin 2 õlut. Täpselt nii ja loomulikult me teame, et koos politsei ülemaga. Et tennises ja mul on tunnistajad. Võib-olla miljonid liiguvad seal top 100 hulgas, aga miljardid liiguvad seal võib-olla tänu 3 mehele, täna on Alcaraz, Sinner ja Djokovic, eks ju, ja võib-olla üks asi, mida ma just mõtlesin allajutu peale, et kus dopingust võib kasu olla ja kust võib-olla tennisist kasutab dopingut, on taastumine. Et küsimus on selles, et kui ma olen mänginud väga raske turniiri, jõudnud finaali, mis on välja müüdud, terve maailm on ostnud teleõigused, nüüd on finaal, ma ei saa mängida homme. Küll sa saad mängida. Võt seal võib-olla on see koht, kus see doping võib tõesti aidata, et muudel juhtudel ma olen 100% nõus, et ega tennises tegelikult mingit lihast kasvatada, mingit pointi sellel ei ole. Täiesti pointless. Jah.
no aga tegelikult ütleme, enamus spordialade puhul võib-olla ongi see ju tegelikult ju No ei ma räägin, kasutataksegi just taastumise. No taastumine on see teema, jah. Ei, lähme ikka raskejõustikusse ja asjadesse, kus tihti vastupidavusalad, seal on ikka dopingust ikka kõvasti abi. Kes see, ma ei tea, ma lugesin alles kõige selle meie suusatajate asjade taustal, et kus kirjutati, et nüüd kui noorem Veerpalu vahele jäi, et palju see doping sekundeid annab, eks, kui ma kasutan seda, et kas on mõtet maailma 80-ndast teha ka maailma 60-ndat, vastus oli, et ei, aga kindlasti maailma 10-ndat, maailma esimest on mõtet. Ehk siis selle dopingu kasutamine on sekunditega määratletav, mida ta ei ole tennises. Võidan kiiruses, kaotan vastupidavuses, ma ei tea, kasvatan endale lihasmassi, mul automaatselt jääb, mis tennise löögi põhimõte on ju elastsus, kiiruse asi, ja see kõik toimub hoopis teistel, pall saadakse lendu hoopis teistel põhimõtetel. Kineetika tuleb mängu hästi. Kas te olete lugenud ka, mis päev see täpselt oli, kui ta vahele jäi? Mis hetkel see oli? Indian Wellsi turniiri ajal oli see? 10. oli 10. märts oli proovi andmise päev. Kas sa nüüd proovid meenutada, mida sa see hommikus tegid? Ei, ma hakkasin proovin meenutada, et kas see võis olla reaalselt see hetk, kui tal oli vaja taastumiseks midagi, et kas seal Indian Wellsi turniiri... See ei olnud ju taastumise aine. No ja kui me jääme selle teooria juurde, et see oli jääknäht, siis ma ütleks, et võib-olla hooaja ettevalmistuvas faasis kasutas seda. Seda me muidugi ei tea. Minu arust kõige lollimasse olukorda jätab see näiteks sellised sportlased nagu Heiki Nabi, kes ei valinud endale välja ühte versiooni, kuidas dopinguaine minu kehasse sattus, vaid ütles, et kõik on võimalik. Oleks Sinner öelnud, et ma ei tea, kõik on võimalik. Oleks Sinner ka võib-olla 12 kuud saanud. 2 aastat. No võt, täpselt, et siin ongi nüüd, et kas ma nüüd kasutan või ei kasuta ja nüüd kuidas see on mu verre sattunud, et nüüd lõppkokkuvõttes see otsustab nüüd, kuidas see sattunud mu organismi. No tegelikult ei ole ju vahet, kuidas see mu organismi sattunud on. Kui ta on mu organismis, siis ta on mu organismis. Punkt, tegelikult peaks ju nii olema see asi. Aga siis hakkab mingi meeletu advokaatide seltskond mõtlema igasuguseid põhjendusi välja ja see on reaalsus, noh. Õnneks on tennisest ülekanded ja ajakirjanik Ben Rottenberg vaatas läbi kõik Sinneri matšid Indian Wellsis ja tuvastas fakti, et plaaster selle füsioterapeudi väikese näpu ümber ilmus täpselt samal päeval, kui itaalaselt dopinguproov võeti. Sinneri selgitus oli samas, et plaaster oli sõrmel 3.–5. märtsini, mis järel võeti plaaster ära ja siis hakati seda trofoterminiga ravima. Ja ka 5 päeva hiljem oli plaaster järsku näpul tagasi. Sellised huvitavad asjad ka juhtuvad. Okei, vähemalt on millest arutleda. Mina parem meelega räägiks US Openist selles mõttes, et selge see, et neid aruteluse kõrval on selge see, et Sinneri esimesele setile see esimeses ringis avaldas mõju, kindlasti tema olekust ja kõigest oli seda näha. Selge see, et Sinneri mängule see mõju ei avalda. Austraalia lahtistel ta tõestas seda, et ilma igasuguse, neid vist dopingut testitakse päris tihedasti. Et Sinnerit kui mängijat see kindlasti ei mõjuta. Ja apse võib juhtuda kõigil, jääbki juhtuma. Nüüd selle foonis seal Kirgios hakkas veel, et mul on Alcarazi suhtes ka kahtlused ja asjad ja nii edasi, mul on Kirgiose suhtes ka kahtlused, on ta mõistlik korras või ei ole. Aga nojah, seda avalikult tegin seda. Ja omal ajal oli ju spekuleeriti ikkagi teatud inimesega ju ka Nadali puhul näiteks. Kindlasti inimesed rääkida, kas see on võimalik, et kuidagi just täpselt siin French Openiks on jälle kuidagi täiesti nagu ümber sündinud. Ma lihtsalt räägin, et... Mina parem meelega räägiks Rafael Nadali bananashotist kui... Ja, ei, ma lihtsalt ütlen, mida inimesed selles ringkonnas räägivad, ega ma ei ütle, et ma toetan seda mõtet, aga lihtsalt, et me ei pea alati liiga korrektsed ka olema, nagu ütleme oma selles, et ma saan, et mul on keegi lemmik ja minul üldse Nadali suhtes ei ole kahtlust väga selles osas, aga ma lihtsalt ütlen, et tegelikult spekulatsioonid käivad, aga toetuseks ka selles mõttes Halo jutule ja ma olen kogu aeg mõelnud, et tegelikult tennises ikkagi kontrollitakse küll pidevalt ja tennises just nimelt sellepärast need juhtumeid on ka vähe ja nad on kuidagi sellised natuke ka veidrad enamus juhtudel, et lihtsalt sellest ei ole nii suurt kasu.
Ja aga see, et tennises ju korraldab dopingu testimist mingi tennise antidoping ITIA, mis ei allu vist otseselt vadale, ma olen aru saanud. Väga tore, mis seal halb on. No jah, kellele tore, kellele kahtlane. No ajakirjanikud ongi selleks, et te peate kahtlustama ja see on teie töö. Mina pigem keskenduksin tennisele. Aga kusjuures mina arvan, Alo, ikkagi just, et mina kardan, et Sinnerit ei jäeta rahule ja nüüd see surve iga ringiga, kui ta nüüd võidab, läheb talle veel suuremaks ja seda hakatakse veel rohkem jahuma. Absoluutselt nõus. Mina millegipärast kardan, et ta ei võida tänu sellele Ameerika lahtiseid. Kindlasti see avaldab, ma sellepärast ütlesingi, et esimeses ringis oli näha, et esimeses setis see mõjutas. Sest seal oli juba kergelt vilistamist ja puutamist kuulata ja kui ta nüüd hakkab siin mängima veerandfinaali, poolfinaali. Ma huviga jälgisin seda väljakule tulekut ja asja, mina kartsin, et palju hullemat. Ja ma arvasin ka. Palju hullemat. Ta on sellega muidugi üllatavalt hästi hakkama saanud, mõtlen noore mängija kohta. No esimeses setis ei saanud. No esimeses setis ei saanud, jah. Aga ma kardan, et see surve läheb tal väga palju suuremaks. Olen suga täiesti nõus. Täna kell 7 on teise ringi mats Alex Michelsen. See on raske vastane tal ka juba. Ameeriklane ka ja show must go on. Aga dopingu teema lõpetuseks, kui võib, ma ütlen sellise asja, et kunagi tuli arutusele selline asi, et miks Roger Federeril on Roland Garros sokid puhtad. Ehk siis see on selline, ma ei tea, kui palju te teate, aga ma jälgin neid asju hoolega. Selline huvitav fenomen, et Federer praktiliselt ei higistanud. Ütleme, ükskõik, kus ta mängib, aga sokid lähevad ju meil punaseks siis, kui sokk märg on. Ja siis vaadati ta sokke Roland Garros ajal ja öeldi, et miks sellel vennal sokid kogu aeg valged on. Ja ega ta ei nõretanud ka higist. Mitte kunagi praktiliselt. Ja sellega seoses üks tarkpea oskas seal kirjutada, oli ka vist ajakirjanik. Et ilmselgelt Federer kasutab mingisugust dopingut valmistuseks hooaegseks, et ta kunagi ei väsi. Uued uudised. Et kui me siin spekuleerime Nadali või nii edasi, siis minu lemmikud Federeri on ka aeg-ajalt tuntud. Federerile ei sobi ju punased sokid. No ei sobi. Ei sobi, jah. Ei sobi, jah. Juuste paelaga. Aga kuidas Sinner vist võib loosiga rahule jääda või? Vaatame, et kolmandas ringis kõige kõvem vastane võib tulla Tommy Paul, mis sealt edasi paistab. Kes ei ole üldse nõrk. Ei ole seal midagi, jah, seal on tegelikult, kes mängib väga head tennist, on praegu Artur Fis, Tommy Paul ja muidugi temal on ju Danil Medvedev veerandfinaalis potentsiaalselt vastane. Ja siin on veel huvitav mees, on see noor Tšehh Jakub Menšik, kes alistas Felix Auger-Aliassimi. Väga kindlalt, jah. Keda ma kevadel ütlesin, et sellega hakkab midagi huvitavat juhtuma ja see mees on veel siiamaani 18 aastane. Jah, see on 18 aastast täiesti pika puuga maailma esimene, no seal ei ole ühtegi meest, ei ole top 100, kes on 18 aastane. Kogu see Tšehhi noorte kolmik-nelik, kuni seal 22-3 vanuseni, need on ääretult põnevad mängijad ja neid nimesid tasub jälgida ja loomulikult ka kindlasti Kokinakis, kes Sitsipase alistas. No see on ka sinu üks lemmikuid, ma tean. No ta on huvitav mängumees, selles mõttes, et mul on tast natuke kahju, tal on ka väga raske karjäär olnud, tal on nii palju vigastusi olnud, et see mees oleks, teoreetiliselt palju rohkem oleks nüüd tennises teha, kui ta on saanud teha, aga ta on huvitav mängumees, jah. Ja järgmine ring suht võidetav vastane, nii et Menšik Kokinakis võib tulla seal, jah? Menšik Kokinakis võib tulla, see tuleks kistma. Huvitav vaadata tabelit, et kui tabeli eile mängiti ära, siis tabeli alumine osa ja seal on siis 10 paigutatud meest on jõudnud kolmandasse ringi, siis ülemis osas on teise ringi jõudnud 11 paigutatud meest, et väga palju paigutatud mehi on üleval välja kukkunud juba. On küll, jah. On küll. Teminor Virtanen. Kusjuures Teminor Virtanen varsti võib juhtuda selline olukord, ma just ütlesin, minu arust 2 kõige huvitavat mängu täna öösel, Teminor Virtanen ja teine väga huvitav mäng, minu suur lemmik Karolina Muhova mängib Naomi Osakaga. Vaat need on väga põnevad mängud, aga ei ole palju puudu, et võib siin varsti soomlased saada endale uue esireketi. Sellepärast, et Otto on juba päris lähedal. Ma just hakkasin mõtlema, et tegelikult ma tahtsin tänaseks seda teha ja vaadata, et mis Virtanenil vaja on, et midagi peaks Ruusuvoril ka ära kukkuma ja praegu on niimoodi, kui nüüd Virtanen võidab, on tal 571 ilma ja Ruusuvoril 680. See tähendab, et 110 on ainult vahet. Ma vaatasin, ma spetsiaalselt vaatasin neid punkti vahet. Ja ma just mõtlesin seda, et mulle õudselt Otto mäng meeldib ja Otto on muidugi meil ju pool Eesti poisse. Siin ikka treeninud väga palju. Korraga Ruusuvorist öelda, et ilmselgelt on tal ka mingi motivatsioonikriis.
no see oli ka põhjus, miks ta Federicost ju lahku läks, eks Ja, Federico Federico lihtsalt eksist, ütles, et inimesel on 2 asja, olla kodus ja püüda kala ja noh, jah, sellel tasemel ei saa nii tennist mängida. Aga mis ma tahan Virtani eelmise mängu kohta öelda? Virtani mängu juures, ma olen alati juba pikka aega mõtlenud, et miks ta ei pärja väikestel turniiridel, aga Davis Cupil ja suurtel turniiridel mängib hästi. Kas see on motivatsioon või suure mängija tunnus, ma ei tea, aga ta mängis mängu, kus tal oli 43 winnerit ja 11 unforced errorsid 4 mängu peal. 4 korda rohkem, et sellist statistikat on üliarv. Sellist sa ikka näed meeste mängus ja eriti arvestades Virtanini mängu, kus on kogu aeg pank või pintsak. Suurte mängude mees, suurte turniiride mees. Tuleb välja, eelmine aasta tegi vist puhta lehe Davis Cupil teil või? Enamalt jaolt on vastupidi mängijatel, see on hullem variant. Aga Alo, alustame tabeli kõige alumisest poolest, sinu lemmikust, Novak Djokovic. Lähme sellest sujuvalt üle. Mis siin rääkida, mees on 5 seti mänginud ja kõpsti 3. ringis. Oot, kõpsti, kas sa tänast mängu tead, mis juhtus või? Vastane andis loobuka. Aga see ei olnud üldse kõpsti, esiteks need teises setis oli ta 4-2 taga, Djokovic oli seal väga vingul näoga, Djokovic 2 korda libastus väljakul, oli selle põlvega jama, Djokovicil oli väga keeruline olukord täna öösel. No see on tore, et sa midagi ilusat ka räägid. Ja tegelikult Laslo Djere on niisugune mängija, kui tal on hea päev. Ta on ka selline, võib-olla mitte selle esimese kaliibri musthobune, aga ta on vahepeal nagu varjus olnud, aga ma olen ta mängu vaadanud, tal võib ka vahest ikkagi väga hästi. Jah, aga see ei ole see kaliiber ja ärge unustage, et Tierel oli üle 4-tunnine mäng all. Väga raske mäng. Ja nad mängisid 2 tundi neid 2 setti ka veel. Just. Aga mis ma tahan öelda, ennem kirjutati siin, need olid minu klubi mehed, kirjutasid, et rahvusvahelises pressis, et Djokovicil jubedalt vedas tabeliga. Shelton on seal ja mis iga. Ei, tal on kõigepealt Popirin. Kellel on praegust 8 winning strike. Ja naljalt see Popirin ei ole kippunud Cincinnatis ei seal setti kaotama. Nii et servi jookseb talle ja siis on see saab homme ekstreemselt huvitav mäng olla, ükskõik mis kellaaeg ta on, mina seda vaatan kindlasti. Ja kui ta sealt läbi tuleb, siis on Shelton Tiafo, kes on super vormis, Shelton, kes niikuinii on metsikult andekaks, nad on mõlemad ameeriklased lisaks veel, seal mina ei ütle Djokovici järgmist 2, esimesed 2 mängu olid lihtsad, aga järgmised 2, palju õnne. Kas meeste turniirit on veel mingid tähelepanekud ja räägime naistest? No meestest on, ütleme, et kui me rääkisime siin, kus me Roland Garros olid meil võitjad suhteliselt selged, eks siin kokku lepitud kõik. Wimbledonis me naistest ei teadnud üldse mitte midagi ja meestest kahtlesime päris mitme vahel. Me teadsime, me ütlesime, et võidab keegi, keda me ei oska isegi pakkuda ja võitiski. Me ütlesime, ennustasime õigesti jälle. Me olime järjekordselt õiglus. Just, täpselt. Ma ei mäleta, kes meist eksis Roland Garros, aga valdav enamus olid siin Sviatek ja Carlos. Ma mäletan väga hästi, istusime, olime vait, ütlesime, et tõenäoliselt võidab keegi, keda me ei oska isegi pakkuda. Ja nii läks. Ei, see on mul meeles, aga ma mäletan, et Roland Garroga jälle vastupidi, me olime väga üksmeelsed võitjatest. Siis oli väga selge, jah. Et ma nüüd tahan öelda seda, et meestes rekordmäng toimus ajaliselt ju. See peaks juhtuma mingi maailma ime, et Sinner võidaks. Ma ei usu, et selle psühholoogilise asjaga ta toime tuleb. Alcaraz on absoluutselt ettearvamatu, vaieldamatult praegust parimat tennist mängiv mees, aga olümpiamängude finaal näitas, et ta ikkagi naljakalt tulevalt tal neid psühholoogilisi auke nii siin kui seal ette. Aga igal muul juhul ma arvan ikkagi Alcaraz. Ja pluss ma ütlen, et mis ma tahtsin täna saates kindlasti öelda, järgmine aasta samal ajal meeste top 10 ei ole ligilähedaselt see, mida ta praegust on. Siin on noori, ülipõnevaid noori, ma ei usu, et nad nüüd veel üllatavad, aga Austraalias hakkab juhtuma. Väga palju tulemas. Paneme kirja. Ja ma arvan, et ameeriklased on väga näljased. Kui kaua nad ei ole enam saanud Grand Slami võitu ja ameeriklased on väga hästi mänginud ja näidanud, ma arvan, et Ameerikas siin võib mõni ameeriklane üllatada ja me rääkisime siin ka, ma isiklikult väga-väga hoiaks põhjalt ka sellele noorele Tšehhi Jakub Mentsikile. Muidugi turniiri võidust rääkida on palju. Neid on tervelt 3, ärge Lehečkat ära unustada. Ja muidugi Lehečka.
siis on Rubljoviga mängib. Veel mingite imelike nimedega, kus 4 tähte on ainult ja mida ma ei suuda hääldada. Et tšehhidel on täielik parv peale tulemas nagu mesilased sellised. Aga kui Toomas siin mainis, et ajaloo pikim US Openi mäng, siis Dan Evans ja Karen Khachanov madistasid 5 tundi ja 35 minutit. Ja millise naljaka lõpu see mäng sai? Mis see lõpp oli siis? 4-0, 40-15 Khachanov ees otsustavas. Veel 2 breakpalli, ehk siis mitteametlikud matšpallid, 5-0 matši võidin ja siis läheb mäng teistpidi. Mõlemad mehed väga suurtes lihas, päris krambid ei olnud, aga puhta hädas endaga. Ja super näide mäng see, kus iseloom lõpuks võitis. Evans on muidugi, ta nüüd ka mingi hetk oli väga pildil siin mõni aasta tagasi. Tegelikult on huvitav mängumees. Väga huvitav mängumees, jah. Hästi intelligentne, tark. Ja kusjuures Evans oli see mees, ma mäletan, Evansist tuli meelde see lugu, et Evans oli see mees, kes tegelikult suurde mängu tuli tänu sellele, et ta Dubais treenis Federeriga. Mingisuguse 1 aasta alguses oli 2 kuud tegi Federeriga koos trenni. Ja tema puhul oli juttu sellest, et see suhtumine oli selline nii ja naa kogu aeg on ja off tennisega ja ta ei olnud kuidagi, kõik teadsid, et ülimalt andekas mängumees ja see 2 kuud, või ma ei tea, kui palju see täpselt oli see periood, treeningud Federeriga muutsid tema karjääri tegelikult. Et see oli see moment. Aga Alo, see mees, keda sa ütlesid Tšehh, keda sa hääldad, see oli äkki Mahatšit, sa mõtlesid vist või? Ei mõtled Mahatš? Ma räägin, seal on veel mingisugune... Sest Mahatš korda on huvitav seal. Mitte see ei mängi siin, aga... okei, ma mõtlesin, sa räägid teist. Mõrva või ma ei tea neid. No see Mahatš on ka huvitav kuju seal nendel. 17, 18, 19 aastaseid Tšehhe on seal, ma olen neid natukene noori seal jälgin neid. Kas Mahatš ei tulnud lausa seda Mahatšiga ma mõtlesin, kuidas seda hääldatakse. Mahatš, jah. Kunagi oli üks hokimängija ka Mahatš oli. Matšak, ei Mahatš. Matša. Statistikalainer veel jätkates, siis Djokovicist sai esimene mängija, kes võitnud igal slämmil vähemalt 90 matši. Tubli poiss, mis ma oskan öelda. Tee järgi. Jah. Enam ei tee. Jah. Ja esmaspäeval lõpetas karjääri siis Diego Schwartzman. Oli ka päris emotsionaalne. Tiim ka vist. Tiim. Ja lisaks ka Shelby Rogers, kes on Anetiga paari mänginud siin lõpetas. Ja kes see nüüd eile tegi avalduse, et tal on kohe peale viimast mängu midagi öelda? Just uudistest lugesin, keegi hea mängi. Kes see võis olla? Ütles, et kui ta kaotab mängu, siis ta teeb avalikuks mingi appi. Blackout. Aga neid loobumisi tuleb veel. See oli ka üks põhjus, miks ma ütlesin, et järgmine aasta ATP edetabel näeb natukene teissugune välja ja midagi pole teha, toimub generatsiooni vahetus, jah, seda küll. Ma loodan, et ühega seal... Sa mõtled noored tulijad, need 30-aastased Medvedev ja Zverev või? Ei, ma just mõtlen, et need vahetatakse välja sealt. Kas Danieli Collinsit mõtled äkki? Ei, meest, keegi. Jah, ärme raiska. Aga naistest rääkides, kas on varianti, et seda turniiri ei võita Arina Sabalenka? Naistest on mul kindel arvamus peale esimest ringi. Mina võtan ja panen vist oma raha Osaka peale. Fantastiline mäng, kusjuures Ostapenko ei mänginud üldse halvasti. Ja mul kõik ülejäänud vaatasin läbi Sviatakid ja asjad ja nii edasi ja mina paneks Osaka. Kõige huvitavam oli see Osaka reaktsioon, kuidas see talle korda läks. Ta ju oli pisarates peale esimese ringi matši võitu, see oli tunne, nagu oleks Grand Slami võitu. Ostapenko on ohtlik. Pärast ka põhjuse. Ta oli aasta tagasi, samal ajal oli Karkudel veel. Ta oli aasta tagasi Karkudel tribüüni peal ja vaatas Kaufi matši ja ütles, et ma unistan sellelt, et ma saaks ise siin väljakul veel niimoodi mängida, kas üldse on võimalik elus. Ja ta just rääkis seda veel mängujärgses intervjuus ka sellest, aga see reaktsioon Osaka puhul, jah, selles mõttes ma olen ka Alaga nõus, et sa näed ära inimesele, et seal sees on mingi ekstra... Ta on näljane. Ekstra säde ja näljane. Vastupidi, näiteks vaatasin siin Stefanos Tsitsipast, kes on ju tegelikult on just selline mängija, kes ainult nagu kirg ja säde on see, mis teda hoiab ja see on täitsa kadunud. Pole ütleme, et praegust on seal peretülid ja kõik asjad. Ja näed, mängist nii ükskõikselt kaotas, läks kätt suruma, kuidagi üldse ei olnud mingi kirge. Kui sellised asjad seal kõrval on, miks ma ütlesin, et ma seekord Sinneris kõike võib juhtuda, sest Sinner endiselt mängib hästi, nii nagu ta 3 setis tõestas. Aga ma ei usu, et kui selline, sa ei võida Grand Slami, kui selline
negatiivne psühholoogiline pressure. Ma ei imesta, kui see võib ka lõppeda mahavõtmisega ausalt öeldes. Ka võib-olla. Kes võtaks maha? Sinner mitte, ise loobub. Ma ei imesta ka seda, et kui see võib juhtuda, siin võib juhtuda midagi väga sellist koledat, mis teda niimoodi mõjutab, et ta tuleb ise maha. No saame kohe näha esimesed, kui tekivad tõsised kellegi ameeriklaste vastu mängud. Seal publik kindlasti ennast tagasi ei hoia. Väga palju, nagu sa tead, ma olen US Openil olnud ja kui seal publik inetuks läheb, siis ta läheb inetuks ja üks inimene, kes sellega on toime tulnud aastaid, Djokovic isegi oma sellega ei tulnud sellega toime, üks, kellega see ideaalselt toime tuli ja asja endale vastupidi keeras, oli Danil Medvedev. Me mäletame seda aastat. Ma mõtlesin, et sa ütled Marat Safin. Safinil oli kõik savi. Just sinuga olime Ameerikas, kui Safin mängis ja tema oli ka selline mees, kellel oli täitsa savi. Tal oli kõik ükskõik, mida see publik seal teeb, aga Danil kindlasti ei ole ükskõik, aga nii imeliselt, kui ta oma selle võitlusliku mänguga, oma nende peale mängu reaktsioonidega, kogu aeg publiku tänamisega, et te andsite mulle ekstra energiat ja asjad ja nii edasi. See oli minu arvates fantastiline, ma olin see aasta seal koha peal ka ja nägin välismängus seda ja mõnes mängus ja see on paganama hea näide sisemisest tugevusest. Jaa, aga naistest veel mingeid remarke või räägime challengeridest? No väga huvitav matš oli ju kohe esimeses ringis Amanda Anisimova ja mängisid ju ma vaatan kohe, kas ta oli seal oli Sheng. Jaa, täpselt, jaa. See oli väga-väga kõva mäng, otsustavalt setis Sheng selle matši küll võitis, aga praegu tundub, et üks selline mängija ikkagi, kellest tuleb üha rohkem rääkida, on Mirra Andreeva. Et mine sa tea, et mida Mirra Andreeva võib teha. Mirra Andreeva on tabelis, vaatame, kes tal tuleb siin. Täna on Krüger, Samsonova, Swiatek 4. ring potentsiaalselt. Ma arvan, et Mirra võib sealt täitsa läbi minna. Et ma ei imesta, kui ta võib Swiatekit ka võita, ausalt öeldes. Jah, aga ma ei kujuta ette, et keegi selle Osaka Poweri vastu saaks. Ma pole ammu näinud naiste tennist nii agressiivsel tasemel nagu Osakal on, mis tal oli ka juba ju Swiateki vastu, kus ta ikkagi 5-2 pealt lõpuks ära kangestus. Ma olen sinuga nõus, aga just nimelt, et kas tal võib siuke moment tekkida jälle, et ta on nagu selles mõttes teinekord mentaalselt võib see nagu nõus, aga kui ta suutis seda liival, siis hardcourtil on tal šansid ju palju kõrgemad. Palju kõrgemad ja New York ei olegi nii aeglane. Ja seal ta nagu ei kasutanud seda momenti ära, siis see ei tähenda, et see nagu jätkub. Ja pealegi ei tohi unustada, see oli suhteliselt tagasituleku järgsed mängud. Mingeid mänge on vaja alla, et sa saaksid mõnusa selle ja US Openil on tal kindlasti ekstra motivatsioon. Aga veel kord, see tuleb ülimalt põnev matš Muhhova-Osaka, sest et Muhhova tennis on ka väga nauditav. Ma ei tea, mis seisus Muhhova täna on muidugi ka õnnetu tüdruk, aga see tema tennis, kuidas ta ründab, kuidas ta mängib vollet nagu meeste tennises mängib, fantastiliselt hästi Muhhova mäng on nii nauditav. Tal on ka intelligentne tennis. Ta on väga intelligentne tennis, et seda matši kindlasti soovitan vaadata. Mul on tunne, et mul on siin rahateenimiskoht sinuga. No tehke ära. Nii? No kohe siin samas. Kes võidab või? See oli eilne artikkel, Rain Lõhmuse eilne artikkel, kus ta ütles, et mehe sõna ei ole mitte midagi väärt ennem, kui ta sinna sõna taha raha ei pane. Krüptoraha. Et see selleks igates peale saadet ootame pakkumist. Koodi ära ei kaota, jah. Aga räägime Mark Lajalist ka. Tal ei ole siin viimasel ajal kuigi hästi läinud. Mis sa räägid? Ryan Peniston. Oota nüüd. Ma jõuan selleni. Kuni augusti keskel toimunud Poola Challengerini ta kaotas järjest 1, 2, 3, 4, 5 avaringi matši põhitabelis. Ärme räägi Wimbledonist, kuhu ta jõudis läbi kvalifikatsiooni, on ju. Aga kuulsin sellist arvamust ühe tenniseeksperdi käest, et ega tal see edetabeli koht enam rohkem tõusma ei hakka, kui ta ei hakka turniire võitma. Mis on ju Kas see tennise spetsialist oli matemaatika tunnis käinud või?
üldiselt ongi nii. Kui sa võidad, siis nagu edetabeli numbrid aga hetkel on tal siis 2 võitu all Hiina Challengeril ja Ryan Penistoni, nagu sa ütlesid, pani kotti 6-2, 6-2, aga on keegi ta matši viimasel ajal näinud ka, oskab öelda, mis toimub? Ma olen ka mõningasi mänge näinud, aga nüüd see viimane turniir ma kahjuks nüüd, kui ta nüüd jõudiski veerandfinaali, kus just tal on vastane, kellega ta on juulis 2 korda kohtunud. Et jah, ma olen ka näinud, aga sina oled rohkem tõenäoliselt Alo. Ma vaatasin nüüd värskelt seda esimese ringi mängu ja see oli üks paganama naljakas mäng. Nagu te teate, kõrval väljakutelt näidatakse mängu ühe kaameraga, eks? Ja mina mõtlesin seda, et olen nagu Margi mäng näinud küll, aga jälle pull, et kui Mark on nagu kaamera pool, siis Marki näha ei ole. Ehk ta mängis nii ebareaalselt kaugelt, et nagu ma ütlesin, et ma ei tea, Danil Medvedeviks tahab hakata või keegi teine ei saa lihtsalt Danil Medvedeviks, on ju. Aga 5-3 peal olukord muutus ja järsku oli Mark nähtav ka siinpoolt kaamera vaates, võib-olla mõned sellised ta oli 7-5-3 taga, eks? Võib-olla ka sellised natukene juba minnalaskmismõtted, et umbes mäng on läinud, on ju. Aga sellest hetkest peale hakkas peale lendama, hakkas pallile kogu aeg peale tulema väljakusse, mis ise ideaalis ongi tema mäng, eks ju. Ja mida ta demonstreeris isegi Nadali vastu Alcaraz, vabandust, ma olen ikka vana generatsiooni mees, ajan sassi neid hispaanlasi. Aga peale seda oli mäng otsustav, seal võib-olla vastane oli natuke šokis ka mõned game'id sellest asjast, otsustav set ilus tennis ja ei näinud teise ringi mängu, aga seis räägib enda eest. Aga see, mis sa tähele pani, need mängud, mis ma siin vahepeal ka nagu vaatasin, mul jäi ka see mulje, et ta on, sa panid selle väga hästi paika, et ta on nagu tagajoonest väga kaugel ja kuidagi nagu selline isegi nagu kaitseformatsioonis nagu rohkem mängis, et ma ütlesin, see on nagu tema ja eelmine aasta oli platsi sees. Ja siis ta mingil hetkel, mõned game'id jälle on nagu aktiivsem ja väga hästi, eksib seal, mõni game võib-olla ei õnnestu, aga kohe see mäng muutub, aga nagu liiga kaitses ja paneme väga raskesse positsiooni on sageli, et ta oskab seda passeerlööki, vahest tuleb tal väga kiftid need löögid, aga ikkagi seal on liiga palju sõltud juba vastase, kuidas tal õnnestuvad need kombinatsioonide lõpud. Ja see jäi mulle ka silma ja täpselt seesama, ma ei ole niimoodi mõelnud, et ta, kui kaamera on, nagu ta on nagu siin pool kaamerat, et tõesti teda vahel üldse nähagi. See on see Challengeri tuuri see, et et see on nagu huvitav ja kui sa seda, aga just see, et ta nagu väga kaugel tagajoonest oli millest, et see oli minu jaoks nagu ja paraku tänapäeva tennis on selles, et vaata ükskõik keda alates nendest noortest kõik, kes on väljaku sees, sul ei ole asja top 100-sse, kui jällegi üks erand seal Medvedev, aga ka Medvedev on esimesel võimalusel platsis sees, on ju, et ta võib selle, kui ta selle korrektsiooni teeb või see on selline enesekindluse teema tõenäoliselt, eks on ju, et tal ja kui ta, nagu sa ütlesidki, et seal teatud seisust nagu liikus rohkem vastu, see mäng muutus. Võib-olla jah, seal oli mitu ESG vinnerit ja võib-olla olid need sellised, et ma niikuinii kaotasin juba, aga vahet ei ole. Aga see näitab seda, kuidas ta võib ju mängida. Just. Ta võib ju terve mängu mängida nii. Ja teises ringis ilmselt mängiski, ma arvan, kui seis oli selline. Sul tuli vahepeal juttu siin sellest edetabeli kohast, hakkasin just mõtlema, ma mäletan kas see oli, kes see hiinlane oli, kes siin kõige rohkem neid Challengeri võitis kogu aeg, Jürgen mängis taga mitu korda. Ühesõnaga, loogika on ju lihtne, top 100 hulka sa ei saagi Challengeri turniiridega, sa pead aasta läbi võitma, põhimõtteliselt kui sa mängid selliseid 7-5 turniire, nagu praegu mängib Lajal, sa pead võitma 7 turniiri, et 100 hulka jõuda, see on võimalik, aga põhimõtteliselt saad aasta ringi võitma kogu aeg, et selleks, et tõusta pead, sa hakkama mängima ATP, et see on nagu fakt, et seal ei ole midagi teha. Aga mul tuleb meelde ma just vaatasin, et kui ma vaatasin seda eilset tabelit, et Ryan Peniston, 2 aastat tagasi, ma mäletan tihti, kui muruhooaeg hakkab, siis tulevad mingisugused briti mängijad, kellest sa pole kuulnud ega näinud midagi ja mängivad fantastilist tennist. 123 on olnud. Ja imestad, kus kohast. Ja ma mäletan, me kommenteerisime Ryan Penistoni matše, see oli 2022 ja oligi niimoodi, et kõigepealt mees mängis Challengeri turniiri. Challengeri turniiril lülitas kohe välja seal esimeses teises ringis Manarino Draperi, siis läks mängis kohe otsa Queensi, mängis esimene ring Ruudi välja,
siis läks järgmine ring, mängis Eastbourne'is esimene ring, võitis Ruunet kohe, vaatasin, et kuidas siuksed vennad, et kust täiesti polnud kuulnud, näinud. Mees metsast. Ja, ehk siis see näitab jälle seda, kuivõrd väiksed ja marginaalsed vahed on seal tegelikult seal tennises, et ma vaatasin, no see mees on kohe top 100 ja läheb igale poole. Ja noh, täna on 400. Jah, ja paraku mängibki suures osa tagasi tulles, see muru isegi ei ole mitte sellepärast, et see mängu spetsiifika selline on. Aga kindlasti on muru, mis annab talle natukene enesekindlust ja miks ma see US Open ajal ütlesin, et ma seekord Sinnerisse tõesti ei usu, nii kui sul on väike segavtegur, nii kui sul puudub väikene eneseusk, enesekindlus. Minu arust ideaalsem näide on Karlovitši näide, kui 9 kuud mitte ühtegi mängu ei võitnud, kutsus Cancuni sõbrad kokku, et mängin oma viimase challengeri, lõpetan karjääri ära, võitis selle. Sai järgmine nädal kohe wildcardi järgmisele, võitis selle ka. Ja 2 kuu pärast oli Austraalia lahtistel 16 hulgas kvalifikatsioonist tulles. Ehk siis soomlased ütlevad hästi, kaikki on kiinni päässä. ja tegelikult on, ja nendel inglastel on ka. Muru on nende kodu, nad arvavad, et see on nende see. Lähevad sealt välja, neil ei ole seda enesekindlust. Küsimus ei ole isegi mängus. Küsimus on selles, mis sul siin all on ja paraku läbi lüüakse ainult peaga ja see on nii lihtne. Ja sellest loodan, et Mark ka võtab ja hakkab proovima suuremaid turniire lihtsalt. Kuhu ta peale saab selle rankinguga, ma ei tea, aga kuhugile kindlasti saab väiksematele ATP-dele ja nii edasi. No igal hoiame talle pöialt, see on ja, kindel. 2-4-7 on siis praegu, fikseerime ära Margi edetabeli kohta. Aga võib-olla lõpetame saate teadaandega, et algamas on jälle tasuta tennisekuu 6-10-aastastele Eesti lastele. Ma ei tea, kas Alo sinu klubis ka saab tasuta tennisõpet? Ma pean Märteni käest küsima, ma ei tea. Aga igal juhul kasutage võimalust. 13. korda Eestis seda asja tehakse ja miks mitte? Tennis on muidu päris kallis spordiala, et kui saab tasuta kõik reketid ja pallid kätte. Peaks veel ühe teada anda siia saate lõppu ütlema, et tulemas on ju Davis Cup. Eesti mängib Usbekide vastu ja see on nüüd siis kohe-kohe. Ja kui Eesti peaks võitma, siis tegelikult meil on võimalus jõuda maailma esimese liiga play-offi matšideni, kus tegelikult meie küll süsteem on muutunud, vanasti me mängisime Euro-Aafrika tsooni grupis, aga siiski peaks ütlema, et see on ju parim tulemus võiks olla, kui Eesti võidab Usbekke. Kõigepealt võiks võita. Jah, ma just tahtsin öelda, et jah. Jah, oleme optimistid. Miks mitte? Toomas on ka mingi teadane? Ei ole? Ei ole veel kuulutusi lugenud, et jah. Kus muidu läheb? Aga lõpetame siis tänase saate ära. Oli tore, nagu alati, soovime edu Margile ja loodame, et US Openil võidavad ka need, keda me tahame. Eks ju? No las käib ringi, siis me oleme alati nimede ringi teinud. No, teeme ära. Ei võiks olla niimoodi, et kui Sinner võidab, siis värvid oma juuksed punaseks. Jah. Kellel on veel juukseid, on ju? Ei, siis järgmisel koosolek Riho, meil on porgandi kostüümis. Täna tuli Santana, kahju, et läbi raadio näha ja oranžis, aga... No niisugune madalmaade värk. Ja ei, absoluutselt. Mina olin nagu täiesti 100% arvasin, et Sinner võidab selle turniiri, aga kui ma kuulsin seda, et olümpiamängudel on juba mingid angiinid asjad, siis oli selge, et midagi on seal pahasti ja sa juba teadsid, et tuleb, jah? No see juba tundus imelik, väga imelik kuidagi, et oleks tal mingi muu vigastus. Riho, vahest on ka inimesed niisama haiged. Jah, võt jah, võib-olla aga okei, ma teen siis otsa lahti Alcaraz Osaka. Toomas. Ma olen, seekord ma olen ka sama meelt. Kuigi jälle minule meeldib alati, ütleme naiste osas Osaka, ei ole üldse midagi selle vastu, usun, et see on võimalik ja meestel mulle meeldiks, kui võidaks näiteks mingi selline mängi nagu Shelton või just, et oleks mingi uus nägu. Panen märkuse sinna juurde, mina oleks ka selle poolt, et tuleks noor keegi, Alcaraz on 20, sorry. Aga ikkagi, veel mõni noor. Riho. Uus siis ütleme. Jah, võib-olla kõige lihtsam oleks pakkuda Alcaraz ja Sabalenka ja siis oleks võib-olla tõenäosus kõige suurem võita, aga ma ei taha igav olla, ma tahaks ka midagi huvitavat pakkuda.
pakuks kellegi täiesti uue nime, kes mulle meeldib ka, kes võiks võita Grand Slami, näiteks Tommy Paul. Pakun, et Tommy Paul võiks võita hästi äge kuju, äkki Ameerika publik tõmbab tal sealt võidu välja ja naistest oleks väga rõõmus. Ma oleks väga rõõmus. Ja tegelikult mõnes mõttes ma tahaksin, et ameeriklased sekkuksid sinna suurde mängu ka, et nad on kogu aeg seal istuvad terve punt seal teises 10. See US Open on esimene, kus mul on hunnik mängijaid, kelle poolt ma reaalselt olen. Täpselt, mul sama jah, mul oleks nagu hästi hea meel ja no ma teen siis naistest ka mingi huvitava pakkumise, ma pakun Mirra Andreevat näiteks. Ohoh, väga hea pakkumine, jah. Mina väga originaalne ei ole. Ma arvan, et päris suure raha saaks. Ma ütlen Djokovic ja Sabalenka. Ma ei näe Sabalenkale hetkel naistest vastast ja Djokovic võiks lihtsalt võita nii palju, kui ta suudab. Ja minna ajalukku. Ja jäädagi sinna. Praegu võiks foto teha. Jah, kui Djokovic selle US Openi võidab, siis ta läheb ajalukku. Miks just selle? Ei, sa ütlesid, et Djokovic võiks võita ja minna ajalukku. No, ta ei lähe või? No ta nagu nii läheb, aga ikka veel. Ei, pigem las ta läheb puhkusele. Parem kui esimesel nädalal ja ma väga loodan, et see juba juhtub järgmine ring, kui mitte, siis 16 hulgas kindlasti. Aga täname kuulamast ja võtame siis turniiri kokku, kui see jälle läbi saab. Kõik head. Kõik head.